2007 aasta märtsis ilmus Moskva tänavatele tuhandeid noori inimesi, kes kandsid plakateid ühe mehe nimega. Arnold Rüütel. Eesti endine president. Aga need ei olnud toetusmeeleavaldused. Noored karjusid fašist, natsionaalsotsialist, Venemaa vaenlane. Liikumine Našid oli saanud käsu Kremlist. Aga miks? Miks vaikne 88-aastane mees, kes oli teeninud Nõukogude Liitu 50 aastat, muutus äkki Moskva peamiseks vaenlaseks? Mis oli juhtunud? Millised dokumendid olid avatud? Ja kõige tähtsam, mida Rüütel teadis, mida Kreml kartis nii väga, et käivitas täiemahulise propagandakampaania tema vastu. Arhiivides leidub dokument, mida ei peaks eksisteerima. FSB sisemine memo 2006 aastast. Seal on nimekiri 37 inimest endisest Nõukogude ruumist, keda tuleb neutraliseerida informatsiooniliselt. Arnold Rüüteli nimi on selles nimekirjas 3. Enne teda on ainult 2 Gruusia poliitikut. Aga miks? Rüütel ei olnud radikaalne. Ta ei olnud Venemaa vastane aktivist. Ta oli lihtsalt vana mees, kes oli juba pensionil. Aga Kreml nägi temas midagi muud. Midagi ohtlikku. Midagi, mis võis paljastada tõde, mida Moskva oli varjanud aastakümneid. Kui vaadata Rüüteli elulugu, siis pind on puhas. Sündinud Läänemaal 1928 aastal. Õppinud põllumajandust. Töötanud Nõukogude süsteemis. Tõusnud karjääriredelil. Saanud Eesti NSV Ülemnõukogu esimeheks. Seejärel Eesti Vabariigi presidendiks. Tavaline Nõukogude karjäär. Aga arhiivid räägivad teist lugu. Seal on dokumendid, mis näitavad, et Rüütel oli midagi enamat. Ta oli mees, kes teadis liiga palju. Liiga palju Moskva salajastest operatsioonidest Balti riikides. Liiga palju sellest, kuidas Kreml manipuleeris kohalikke juhte. Ja kui Eesti sai iseseisvaks, muutus Rüütel ohuks. Aga miks just 2007? Miks mitte varem? Vastus peitub ühes sündmuses, millest peaaegu keegi ei rääkinud. 2006 aasta detsembris andis Rüütel intervjuu ühele väikesele Eesti ajalehele. Intervjuu oli eestikeelne. Vähe inimesi luges seda. Aga seal oli üks lõik. Üks lause. Rüütel rääkis sellest, kuidas Nõukogude ajal oli olemas erikomisjon, mis tegeles Balti riikide integratsiooni küsimustega. Ta mainis, et see komisjon koostas pikaajalisi plaane selleks, kuidas säilitada Moskva mõju ka pärast võimalikku iseseisvumist. See lause jõudis FSB tähelepanu alla. Ja siis algas kampaania. Liikumine Našid oli Kremli noorteorganisatsioon. Ametlikult nad võitlesid fašismi ja natsionalismi vastu. Tegelikkuses olid nad Kremli propagandariist. Ja 2007 märtsis said nad uue sihtmärgi. Arnold Rüütel. Meeleavaldused toimusid samaaegselt 5 linnas. Moskvas, Peterburis, Jekaterinburgis, Nižni Novgorodis ja Kaasanis. Tuhanded noored karjusid samu loosungeid. Rüütel on fašist. Rüütel toetab natsionalismi. Rüütel on Venemaa vaenlane. Aga miks? Mis oli tema kuritegu? Ametlik süüdistus oli lihtne. Rüütel oli toetanud Eestis veteranide rongkäiku, kus osalesid ka endised Saksa sõjaväe liikmed. See oli tõsi. Aga see oli juhtunud juba 2004 aastal. 3 aastat varem. Miks Kreml reageeris alles nüüd? Endised FSB töötajad, kes on hiljem emigreerunud, räägivad teist lugu. Nad väidavad, et veteranide teema oli ainult ettekääne. Tegelik põhjus oli see intervjuu. See lause erikomisjoni kohta. Kreml kartis, et Rüütel võib rääkida rohkem. Võib paljastada dokumente. Võib näidata, kuidas Moskva planeeris Balti riikide kontrolli säilitamist juba aastakümneid enne Nõukogude Liidu lagunemist. Aga mis oli see erikomisjon? Arhiivides on viiteid, aga täielikke dokumente ei ole. Teada on ainult see, et komisjon loodi 1973 aastal. Selle eesmärk oli välja töötada pikaajalised strateegiad Balti riikide integratsioonid jaoks. Komisjoni liikmed olid kõrged kapo-ohvitserid, parteifunktsionäärid ja kohalikud juhid. Arnold Rüütel oli üks neist kohalikest juhtidest. Ta osales komisjoni koosolekutel.
ta nägi dokumente. ta teadis plaane. ja kui Eesti sai iseseisvaks, sai temast ohtlik tunnistaja. kujutage ette, et olete üks vähestest inimestest, kes teab tõde. tõde selle kohta, kuidas suur riik planeeris väikeste riikide kontrolli. kuidas see suur riik kasutas kohalikke juhte oma eesmärkide saavutamiseks. kuidas see suur riik lõi süsteeme, mis pidid töötama ka pärast impeeriumi lagunemist. nüüd kujutage ette, et see suur riik tahab, et te vaikiksite. igaveseks. mida te teeksite? kas räägiksid tõtt? või jääksite vait? Rüütel valis kolmanda tee. ta rääkis, aga vähe. ta vihjas, aga ei paljastanud kõike. ja see tegi Kremli närviliseks. sest nad ei teadnud, kui palju ta teab. Nad ei teadnud, milliseid dokumente tal võib olla. Nad ei teadnud, kas ta on teinud koopiaid. ja see teadmatus oli ohtlik. seega otsustati käivitada kampaania. muuta Rüütel fašistiks. diskrediteerida teda. teha temast vaenlane. nii et kui ta kunagi räägiks, ei usuks keegi teda. aga kampaania ei läinud nii, nagu Kreml planeeris. Eestis reageeriti vihaga. President Toomas Hendrik Ilves andis välja terava avalduse, kus nimetas Našide tegevust ajaloolise tõe moonutamiseks. Euroopa Liit väljendas muret. isegi mõned Vene opositsioonipoliitikud kritiseerisid kampaaniat. aga Kreml ei taganenud. vastupidi. Nad eskaleerisid. Venemaa Riigiduuma liikmed nõudsid Rüüteli rahvusvahelisse kohtusse andmist. Venemaa välisministeerium väljastas avalduse, kus süüdistas Eestit natsismi õigustamises. ja siis juhtus midagi ootamatut. 2007 aprillis, ainult 2 nädalat pärast Našide meeleavaldusi, toimus Tallinnas pronkssõdurikriis. rahutused. Vene kogukonna protestid. Eesti valitsuse otsus teisaldada Nõukogude sõjamemoriaal. ja äkki oli Rüüteli teema unustatud. Kreml oli leidnud uue sihtmärgi. uue viisi Eesti survestamiseks. aga kas see oli juhus? või oli pronkssõdurikriis planeeritud just selleks, et tähelepanu Rüütelilt ära juhtida? Endised Eesti julgeolekuteenistuse töötajad väidavad, et neil on tõendeid. tõendeid selle kohta, et pronkssõdurikriis ei olnud spontaanne. et see oli koordineeritud operatsioon. et Kreml kasutas Eesti vene kogukonda oma eesmärkide saavutamiseks. ja et üks nendest eesmärkidest oli tähelepanu hajutamine. hajutamine Rüüteli teemalt. sest Rüütel oli endiselt ohtlik. ta teadis endiselt liiga palju. ja Kreml kartis, et ta võib rääkida. aga mida Rüütel tegelikult teadis? millised olid need saladused, mida Kreml kartis nii väga? arhiivides on vihjeid. dokumendid, mis räägivad erikomisjonist. protokollid, mis mainivad, et pikaajalisi strateegiaid. aga täielikku pilti ei ole. Rüütel ise ei rääkinud kunagi avalikult. ta andis ainult selle ühe intervjuu. ühe lause. ja siis vaikis. kas ta kartis? kas talle ähvardati? või oli ta lihtsalt vana mees, kes ei tahtnud enam konflikte? üks endine Eesti poliitik, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis meile järgmist. Arnold oli alati ettevaatlik. ta teadis, kuidas süsteem töötab. ta teadis, et kui räägid liiga palju, siis sind neutraliseeritakse. mitte füüsiliselt. vähemalt mitte kohe. aga informatsiooniliselt. sind tehakse usaldusväärseks. sind tehakse vaenlaseks. ja siis ei usu keegi enam midagi, mida sa ütled. Arnold mõistis seda. seega ta rääkis ainult siis, kui oli vaja. ja ainult nii palju, kui oli vaja. aga kas see oli piisav? kas Rüüteli vaikimine päästis teda? või tegi see temast veel suurema sihtmärgi? Kreml ei unustanud. isegi pärast pronkssõdurikriisi. isegi pärast seda, kui Rüütel lahkus poliitikast. tema nimi jäi nimekirja. nimekirja inimestest, keda tuleb jälgida. inimestest, kes teavad liiga palju. inimestest, kes võivad olla ohtlikud. 2008 aastal, aasta pärast Našide kampaaniat, ilmus Venemaa riigitelevisioonis dokumentaalfilm. film kandis pealkirja Die Balti fašism. seal oli osa Arnold Rüüteliga. teda näidati koos endiste Saksa sõjaväe liikmetega.
Teda süüdistati natsismi toetamises. Teda nimetati Venemaa vaenlaseks. Film näidati Prime Timeel. Miljonid vaatasid. Ja Kremli sõnum oli selge. Rüütel on vaenlane. Rüütel on ohtlik. Rüütel ei tohi usaldada. Aga Eestis reageeriti teisiti. Seal nähti Rüütelit ohvrina. Ohvrina Kremli propagandakampaaniast. Inimesed, kes olid varem kritiseerinud tema nõukogudeaegset karjääri, hakkasid teda kaitsma. Sest nad mõistsid, et Kremli rünnak ei olnud suunatud ainult Rüüteli vastu. See oli suunatud Eesti vastu. Eesti iseseisvuse vastu. Eesti õiguse vastu valida oma teed. Ja siis, 2009 aastal, juhtus midagi ootamatut. Rüütel andis veel ühe intervjuu. Seekord Eesti riigitelevisioonis. Ja seal ta rääkis. Mitte palju. Aga piisavalt. Ta rääkis sellest, kuidas nõukogude ajal oli süsteem, mis kontrollis kõike. Kuidas see süsteem kasutas inimesi. Kuidas see süsteem lõi struktuure, mis pidid töötama ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Ta ei maininud erikomisjoni nime. Ta ei paljastanud dokumente. Aga ta vihjas. Ja see oli piisav. Kreml reageeris kohe. Venemaa välisministeerium andis välja avalduse, kus süüdistas Rüütelit ajaloolise tõe moonutamises. Riigiduuma liikmed nõudsid sanktsioone. Venemaa riigimeedia käivitas uue kampaania. Aga seekord oli midagi teisiti. Seekord ei olnud kampaania nii intensiivne. Seekord tundus, et Kreml oli väsinud. Või ehk nad mõistsid, et kampaania ei tööta. Et mida rohkem nad rünnasid Rüütelit, seda rohkem inimesed teda toetasid. Aga mis oli see süsteem, millest Rüütel rääkis? Arhiivides on vihjeid. Dokumendid, mis räägivad koordinatsioonikeskustest. Protokollid, mis mainivad mõjuagente. Aga täielikku pilti ei ole. Endised kapo-ohvitserid, kes on hiljem emigreerunud, räägivad, et süsteem oli keeruline. Et see hõlmas mitte ainult julgeolekuteenistusi, vaid ka parteid, majandust, kultuuri. Et see oli loodud selleks, et säilitada Moskva mõju ka siis, kui formaalne kontroll kaob. Üks endine kapo-ohvitser, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis meile järgmist. Süsteem oli geniaalne. See ei põhinenud ainult jõul. See põhines sõltuvusel. Majanduslikul sõltuvusel. Kultuurilisel sõltuvusel. Isiklikul sõltuvusel. Me lõime võrgustikke. Me lõime struktuure. Me lõime inimesi, kes olid meile võlgu. Ja kui Nõukogude Liit lagunes, jäid need võrgustikud alles. Need struktuurid jäid alles. Need inimesed jäid alles. Ja nad töötasid edasi. Mitte Nõukogude Liidu heaks. Vaid Venemaa heaks. Kas Arnold Rüütel oli üks neist inimestest? Kas ta oli osa sellest süsteemist? Või oli ta lihtsalt tunnistaja? Keegi, kes nägi, aga ei osalenud. Vastust ei tea keegi. Rüütel ise ei rääkinud kunagi otseselt. Ta vihjas. Ta mainis. Aga ta ei paljastanud. Ja see teeb tema loo veelgi intrigeerivamaks. Sest me ei tea, kas ta vaikis kartusest. Või vaikis ta, sest ta oli endiselt osa süsteemist. 2010 aastal, 3 aastat pärast Našide kampaaniat, toimus Moskvas kohtumine. Kohtumine, millest peaaegu keegi ei rääkinud. Seal osalesid kõrged FSB ohvitserid, Kremli nõunikud ja mõned endised Nõukogude funktsionäärid. Teema olid Balti küsimus. Kuidas säilitada Venemaa mõju Balti riikides? Kuidas neutraliseerida vaenulikke elemente? Kuidas kasutada ajaloolist narratiivi oma eesmärkide saavutamiseks? Ja seal mainiti Arnold Rüüteli nime. Mitte kui vaenlast, vaid kui potentsiaalset ressurssi. Mis see tähendas? Kas Kreml üritas Rüütelit värvata? Kas nad pakkusid talle midagi? Või oli see lihtsalt analüüs? Analüüs sellest, kuidas Rüütelit võiks kasutada. Arhiivides ei ole vastuseid. Aga on vihjeid. Vihjeid sellest, et Kreml ei näinud Rüütelit ainult vaenlasena. Nad nägid teda ka võimalusena. Võimalusena mõjutada Eesti poliitikat. Võimalusena jagada Eesti ühiskonda. Võimalusena näidata, et mitte kõik eestlased ei ole Venemaa vaenulikud.
Aga Rüütel ei mänginud kaasa. Ta jätkas oma elu. Vaikselt. Tagasihoidlikult. Ta osales mõnedel üritustel. Ta andis mõned intervjuud. Aga ta ei saanud Kremli tööriistaks. Ja see tegi Kremli veelgi närvilisemaks. Sest nad ei suutnud teda kontrollida. Nad ei suutnud teda kasutada. Ja nad ei suutnud teda vaikima panna. 2011 aastal toimus Eestis presidendivalimised. Rüütel ei kandideerinud. Ta oli juba 83 aastat vana. Aga tema nimi oli endiselt oluline. Mõned poliitikud kasutasid teda näitena. Näitena sellest, kuidas nõukogudeaegne nomenklatuur oli endiselt mõjukas. Teised kasutasid teda näitena sellest, kuidas Venemaa surve oli reaalne. Aga Rüütel ise jäi vait. Ta ei kommenteerinud. Ta ei võtnud seisukohta. Ta lihtsalt vaatas. Ja siis 2012 aastal ilmus üks dokument. Dokument, mis muutis kõike. See oli Wikileaksi avaldatud USA saatkonna Depeche Tallinnast. Depeche oli kirjutatud 2008 aastal. Ja seal oli lõik Arnold Rüüteliga. Lõik, kus USA diplomaat kirjutas, et Rüütel oli informeerinud Ameerika saatkonda Venemaa mõjuoperatsioonidest Eestis. Et ta oli jaganud teavet Kremli plaanide kohta. Et ta oli koostööaldis. Kas see oli tõsi? Kas Rüütel oli tõesti informeerinud USA'd? Või oli see lihtsalt diplomaadi interpretatsioon? Rüütel ise ei kommenteerinud. Eesti välisministeerium ei kommenteerinud. Aga Kreml kommenteeris. Venemaa välisministeerium andis välja avalduse, kus süüdistas Rüütelit kreetmises. Venemaa riigimeedia käivitas uue kampaania. Ja seekord oli sõnum selge. Rüütel ei ole ainult fašist. Ta on ka reetur. Aga kas see oli tõesti nii? Või oli see lihtsalt järjekordne katse Rüütelit diskrediteerida? Endised USA diplomaadid, kes on hiljem rääkinud, väidavad, et Rüütel oli ettevaatlik. Et ta ei jaganud kunagi salajast teavet. Et ta rääkis ainult sellest, mis olid avalikult teada. Aga et ta aitas mõista konteksti. Aitas mõista, kuidas Kreml mõtleb. Kuidas Kreml tegutseb. Kuidas Kreml planeerib. Ja see oli väärtuslik. Sest Rüütel teadis Kremlit seestpoolt. Ta oli töötanud süsteemis 50 aastat. Ta oli näinud, kuidas otsuseid tehakse. Ta oli näinud, kuidas plaane koostatakse. Ta oli näinud, kuidas inimesi manipuleeritakse. Ja see teadmine oli ohtlik. Ohtlik Kremlile. Aga väärtuslik läänele. 2013 aastal, 6 aastat pärast Našide kampaaniat, toimus Moskvas veel üks kohtumine. Kohtumine, millest jälle peaaegu keegi ei rääkinud. Seal osalesid samad inimesed. FSB ohvitserid. Kremli nõunikud. Endised funktsionäärid. Ja jälle oli teemaks Balti küsimus. Aga seekord oli fookus teine. Seekord räägiti ajaloolisest narratiivist. Kuidas kontrollida minevikku? Kuidas kujundada mälu? Kuidas kasutada ajalugu poliitilise relvana? Ja seal mainiti jälle Arnold Rüüteli nime. Aga seekord teises kontekstis. Seekord räägiti sellest, kuidas Rüütel esindab vana generatsiooni. Generatsiooni, kes mäletab nõukogude aega. Kes mäletab koostööd. Kes mäletab, et mitte kõik ei olnud halb. Ja kuidas seda mälu võiks kasutada? Kasutada selleks, et pehmendada Eesti positsiooni. Pehmendada Eesti suhtumist Venemaasse. Pehmendada Eesti seisukohti NATOs ja Euroopa Liidus. Aga Rüütel ei mänginud kaasa. Ta ei hakanud nõukogude aja kaitsjaks. Ta ei hakanud Venemaa apologeediks. Ta jätkas oma elu. Vaikselt. Tagasihoidlikult. Ja see oli tema tugevus. Sest Kreml ei suutnud teda kasutada. Nad ei suutnud teda muuta oma tööriistaks. Ja see tegi nende kampaania mõttetuks. 2014 aastal toimus Ukrainas Maidani revolutsioon. Venemaa annekteeris Krimmi. Algas sõda Ida-Ukrainas. Ja äkki oli Balti küsimus jälle aktuaalne. NATO tugevdas oma kohalolekut Eestis, Lätis ja Leedus. Euroopa Liit kehtestas sanktsioone Venemaale.
Ja Kreml otsis viise, kuidas vastata. Üks neist viisidest oli ajalooline narratiiv. Narratiiv sellest, kuidas Balti riigid on fašistlikud. Kuidas Balti riigid diskrimineerivad venelasi. Kuidas Balti riigid on oht rahule. Ja jälle mainiti Arnold Rüüteli nime. Jälle näidati kaadreid temast koos endiste Saksa sõjaväe liikmetega. Jälle süüdistati teda natsismi toetamises. Aga seekord ei olnud kampaania nii intensiivne. Sest Kremlil olid suuremad probleemid. Ukraina. Sanktsioonid. Rahvusvaheline isolatsioon. Rüütel oli väike tegelane suures mängus. Aga ta ei olnud unustatud. Tema nimi oli endiselt nimekirjas. Nimekirjas inimestest, keda jälgitakse. Inimestest, kes teavad liiga palju. Inimestest, kes võivad olla ohtlikud. Ja see nimekiri ei kao kunagi. See on Kremli mälu. Mälu vaenlastest. Mälu ohtudest. Mälu inimestest, kes ei allu. 2015 aastal, 8 aastat pärast Našidek kampaaniat, andis Rüütel veel ühe intervjuu. Seekord väikesele Eesti ajakirjale. Ja seal ta rääkis jälle. Mitte palju. Aga piisavalt. Ta rääkis sellest, kuidas ajalugu on keeruline. Kuidas mitte kõik ei ole mustvalge. Kuidaski inimesed tegid valikuid, mida me täna ei pruugi mõista. Aga ta rääkis ka sellest, kuidas tõde on oluline. Kuidas me ei tohi lasta ajalugu ümber kirjutada. Kuidas me peame mäletama, mis tegelikult juhtus. Ja see oli tema sõnum. Sõnum Kremlile. Sõnum, et ta ei allu. Et ta ei lase end vaikima panna. Et ta mäletab. Ja et ta räägib. Mitte kõike. Aga piisavalt. Piisavalt selleks, et tõde ei kaoks. Piisavalt selleks, et järgmised generatsioonid teaksid. Piisavalt selleks, et Kremli narratiiv ei võidaks. Aga mis oli see tõde, mida Rüütel mäletas? Mis olid need saladused, mida ta teadis? Arhiivides on vihjeid. Dokumendid, mis räägivad erikomisjonist. Protokollid, mis mainivad, et pikaajalisi strateegiaid. Aga täielikku pilti ei ole. Ja võib-olla ei tulegi kunagi. Sest Rüütel ei rääkinud kunagi kõike. Ta vihjas. Ta mainis. Aga ta ei paljastanud. Kas see oli kartus? Kas see oli ettevaatlikkus? Või oli see lihtsalt vana mehe tarkus? Tarkus, et mõned asjad on parem jätta öeldmata. Et mõned saladused on parem jätta varjatuks. Et mõned tõed on liiga ohtlikud. Ohtlikud mitte ainult temale. Vaid ka teistele. Inimestele, kes on endiselt elus. Inimestele, kes on endiselt mõjukad. Inimestele, kes ei taha, et minevikku kaevatataks. 2016 aastal toimus Eestis järjekordne presidendivalimised. Rüütel ei kandideerinud. Ta oli juba 88 aastat vana. Aga tema nimi oli endiselt oluline. Mõned poliitikud kasutasid teda näitena. Näitena sellest, kuidas ajalugu on keeruline. Kuidaski inimesed tegid valikuid. Kuidas me peame olema ettevaatlikud hinnangutega. Teised kasutasid teda näitena sellest, kuidas Venemaa surve on reaalne. Kuidas Kreml ei unusta. Kuidas me peame olema valvel. Aga Rüütel ise jäi vait. Ta ei kommenteerinud. Ta ei võtnud seisukohta. Ta lihtsalt elas oma elu. Vaikselt. Tagasihoidlikult. Kaugel poliitikast. Kaugel meediast. Kaugel Kremli tähelepanust. Aga kas ta oli tõesti kaugel? Või jälgis Kreml teda endiselt? Jälgis ja ootas. Ootas, et ta teeks vea. Ootas, et ta räägiks liiga palju. Ootas, et ta paljastaks midagi, mida ei tohiks paljastada. Endised julgeolekuteenistuse töötajad väidavad, et Rüütelit jälgiti. Mitte intensiivselt. Aga pidevalt. Tema telefone kuulati. Tema e-kirju loeti. Tema kohtumisi jälgiti. Mitte seetõttu, et ta oli aktiivne. Vaid seetõttu, et ta teadis. Teadis liiga palju. Ja Kreml ei saanud riskida, et ta räägib. 2017 aastal, 10 aastat pärast Našidek kampaaniat, toimus Moskvas veel üks kohtumine. Kohtumine, millest jälle keegi ei rääkinud.
seal osalesid samad inimesed. FSB ohvitserid, Kremli nõunikud, endised funktsionäärid. Ja jälle oli teemaks Balti küsimus. Aga seekord oli fookus teine. Seekord räägiti digitaalsest sõjast. Kuidas kasutada sotsiaalmeediat? Kuidas levitada desinformatsiooni? Kuidas mõjutada avalikku arvamust? Ja seal mainiti jälle Arnold Rüüteli nime. Aga seekord kolmandas kontekstis. Seekord räägiti sellest, kuidas Rüütelit juhtum olid õppetund. Õppetund sellest, kuidas traditsiooniline propaganda ei tööta alati. Kuidas otsene rünnak võib anda vastupidise efekti. Kuidas peame olema peenekoelisemad. Peenekoelisemad oma meetodites. Peenekoelisemad oma narratiivides. Peenekoelisemad oma sihtmärkides. Ja see oli Kremli uus strateegia. Mitte enam otsesed rünnakud. Mitte enam avalikud kampaaniad. Vaid peenekoelised operatsioonid. Operatsioonid, mis ei jäta jälgi. Operatsioonid, mis ei ole omistatavad. Operatsioonid, mis töötavad vaikselt, aga efektiivselt. Aga Rüütel elas edasi. Vaikselt. Tagasihoidlikult. Ta ei andnud enam intervjuusid. Ta ei osalenud enam avalikes üritustel. Ta lihtsalt elas. Elas oma elu. Elas oma mälestustega. Elas oma saladusega. Saladusega, mida ta ei jaganud kunagi täielikult. Saladusega, mis suri koos temaga. Sest Arnold Rüütel suri 2021 aastal. 93 aastat vanalt. Vaikselt. Rahulikult. Kodus. Oma pere keskel. Ja tema saladused surid koos temaga. Saladused erikomisjoni kohta. Saladused Kremli plaanide kohta. Saladused süsteemi kohta, mis pidi töötama ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Või kas nad surid? Kas Rüütel viis need saladused hauda? Või jättis ta midagi maha? Dokumente. Märkmeid. Mälestusi. Keegi ei tea. Tema pere ei räägi. Tema lähedased ei räägi. Arhiivid on suletud. Ja Kreml on vait. Aga üks asi on kindel. Arnold Rüüteli lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu süsteemist. Süsteemist, mis loodi selleks, et kontrollida. Kontrollida riike. Kontrollida inimesi. Kontrollida tõde. Ja see süsteem ei ole kadunud. See töötab edasi. Teistes vormides. Teiste meetoditega. Aga sama eesmärgiga. Ja Arnold Rüütel oli üks vähestest, kes teadis seda süsteemi seestpoolt. Kes nägi, kuidas see töötab. Kes mõistis, kuidas see mõjutab. Ja kes üritas oma viisil sellele vastu seista. Mitte avalikult. Mitte valjult. Aga vaikselt. Peenekoeliselt. Oma viisil. Kas see oli piisav? Kas tema vaikimine oli tugevus või nõrkus? Kas tema ettevaatlikkus oli tarkus või kartus? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi vastuseid. Sest Rüütel ei ole enam siin. Ja tema saladused on kadunud. Aga tema lugu jääb. Lugu mehest, kes teadis liiga palju. Mehest, keda Kreml kartis. Mehest, kes ei allunud. Ja see lugu on õppetund. Õppetund meile kõigile. Õppetund sellest, kuidas võim töötab. Kuidas propaganda töötab. Kuidas süsteemid töötavad. Ja see õppetund on aktuaalne täna rohkem kui kunagi varem. Sest Kreml ei ole muutunud. Meetodid on muutunud. Tehnoloogiad on muutunud. Aga eesmärk on sama. Kontrollida. Mõjutada. Domineerida. Ja Arnold Rüüteli lugu näitab meile, kuidas sellele vastu seista. Mitte alati valjult. Mitte alati avalikult. Aga järjepidevalt. Ettevaatlikult. Tarkusega. Ja eelkõige mitte kunagi alludes. Sest see on see, mida Kreml kardab kõige rohkem. Mitte valjuid hääli. Mitte avalikke proteste. Vaid vaikset vastupanu. Vastupanu, mis ei allu. Vastupanu, mis ei unusta. Vastupanu, mis säilitab tõde. Ja Arnold Rüütel oli selle vastupanu kehastus.
Vaikus, aga tugev. Ettevaatlik, aga järjekindel. Vana, aga mitte murdunud. Tema lugu on lõppenud. Aga küsimused jäävad. Mis oli see erikomisjon? Millised olid need pikaajalised strateegiad? Kuidas süsteem töötas? Ja kõige tähtsam, kas see süsteem töötab endiselt? Need on küsimused, millele me peame vastuseid otsima. Mitte Rüüteli pärast, vaid meie enda pärast. Sest kui me ei mõista minevikku, ei saa me mõista olevikku. Ja kui me ei mõista olevikku, ei saa me kujundada tulevikku. Arnold Rüüteli lugu on lõppenud. Aga võitlus tõe eest jätkub. Võitlus, milles me kõik oleme osalejad. Kas me tahame või mitte? Trellid jätk, Arnold Rüüteli lugu. Aga enne kui me jõuame lõpuni, on üks peatükk, millest me ei ole veel rääkinud. Peatükk, mis on võib-olla kõige olulisem. Peatükk arhiividest. Sest iga diktatuuri, iga võimusüsteemi, iga salajase operatsiooni tõeline lugu peitub arhiivides. Dokumentides, mida ei peaks eksisteerima. Failides, mida ei tohiks avada. Protokollides, mida ei tohi lugeda. Ja Arnold Rüüteli puhul on arhiivid eriti huvitavad. Sest tema elu ulatus üle 2 süsteemi. Nõukogude süsteem ja iseseisev Eesti. 2 täiesti erinevat maailma. 2 täiesti erinevat võimustruktuuri. Aga üks mees. Üks mees, kes elas mõlemas. Kes töötas mõlemas. Kes teadis mõlemat. Kui Eesti sai iseseisvaks 1991 aastal, algas arhiivide avamine. Arhiivid. Partei arhiivid. Valitsuse arhiivid. Tuhanded dokumendid. Miljonid leheküljed. Ja seal oli ka Arnold Rüüteli nimi. Palju kordi. Väga palju kordi. Aga mitte kõik dokumendid avati. Mõned jäid suletuks. Mõned kadusid. Mõned hävitati. Ja just need kadunud dokumendid on kõige huvitavamad. Sest miks keegi hävitaks dokumente, kui seal ei ole midagi varjata? Miks keegi kaitseks arhiive, kui seal ei ole saladusi? Üks endine arhivaar, kes töötas Eesti Riigiarhiivis 90-ndatel, rääkis meile järgmist. Kui me hakkasime Nõukogude arhiive läbi vaatama, märkasime kohe, et midagi on valesti. Olid lüngad. Dokumendid, millele viidati teistes failides, aga mida ei olnud. Protokollid, mille numbrid hüppasid. Toimikud, mis olid tühjad. Ja kui me küsisime, kus need dokumendid on, öeldi meile, et need on kadunud. Lihtsalt kadunud. Aga dokumendid ei kao lihtsalt. Keegi võtab need. Keegi hävitab need. Keegi otsustab, et need ei tohi eksisteerida. Ja küsimus on, kes? Kes otsustas, millised dokumendid peavad kaduma? Kes otsustas, millised saladused peavad jääma varjatuks? Endised julgeolekuteenistuse töötajad väidavad, et see oli koordineeritud operatsioon. Operatsioon, mis algas juba enne Eesti iseseisvumist. 1990 aastal, kui oli selge, et Nõukogude Liit laguneb, sai ka käsu. Käsu hävitada tundlikud dokumendid. Dokumendid, mis võiksid kahjustada Nõukogude Liidu huve. Dokumendid, mis võiksid paljastada operatsioone. Dokumendid, mis võiksid kompromiteerida agente. Ja need dokumendid hävitati. Tuhanded leheküljed. Võib-olla miljonid. Põletati. Purustati. Hävitati. Aga mitte kõik. Mõned dokumendid jäid alles. Mõned dokumendid varjati. Mõned dokumendid viidi Moskvasse. Ja seal nad on tänaseni. Arnold Rüüteli kohta on Moskva arhiivides dokumente, mida Eesti ei ole kunagi näinud. Dokumente, mis räägivad tema rollist Nõukogude süsteemis. Dokumente, mis näitavad tema kontakte KGB-ga. Dokumente, mis paljastavad tema osalemist erikomisjonides. Aga need dokumendid on suletud. Suletud igaveseks. Või vähemalt seni, kuni Kreml otsustab teisiti. Miks Kreml hoiab neid dokumente? Miks nad ei avalda neid? Miks nad ei kasuta neid Rüüteli vastu? Vastus on lihtne. Sest need dokumendid ei näita ainult Rüütelit. Need näitavad süsteemi. Süsteemi, kuidas Kreml kontrollis Balti riike. Süsteemi, kuidas Kreml kasutas kohalikke juhte.
Süsteemi, kuidas Kreml planeeris säilitada oma mõju ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Ja see süsteem töötab endiselt. Teistes vormides. Teiste meetoditega. Aga sama põhimõttega. Ja kui Kreml avaldaks need dokumendid, paljastaks ta omaenda meetodid. Omaenda strateegiaid. Omaenda nõrkusi. Seega dokumendid jäävad suletuks. Ja saladused jäävad varjatuks. Aga mitte igaveseks. Sest ajalugu on kannatlik. Ajalugu ootab. Ja varem või hiljem tulevad saladused välja. Alati. Eestis on osa dokumente avatud. Dokumendid, mis näitavad Rüüteli karjääri Nõukogude süsteemis. Tema tõusu parteis. Tema rolli Eesti NSV Ülemnõukogus. Tema kontakte Moskvaga. Aga need on ohutud dokumendid. Dokumendid, mis ei paljasta midagi tõeliselt kompromiteerivat. Dokumendid, mis näitavad tavalist Nõukogude karjääri. Aga on ka teisi dokumente. Dokumente, mis on endiselt suletud. Dokumente, millele on märgitud salajane või konfidentsiaalne. Dokumente, mida ei tohi avada ilma eriloa. Ja küsimus on, miks? Mis on neis dokumentides? Mida nad paljastavad? Üks endine poliitik, kes on näinud mõningaid neid suletud dokumente, rääkis meile järgmist. Seal on asju, mis muudaksid meie arusaama ajaloost. Asju, mis näitaksid, et mitte kõik ei olnud nii lihtne, nagu me arvame. Et inimesed tegid valikuid, mida me ei mõista. Et süsteem oli keerulisem, kui me arvame. Aga need dokumendid ei avaldata. Sest nad kahjustaksid liiga paljusid inimesi. Inimesi, kes on endiselt elus. Inimesi, kes on endiselt mõjukad. Aga Arnold Rüütel ei ole enam elus. Ta suri 2021 aastal. Seega miks mitte avada tema dokumente? Miks mitte näidata tõde? Vastus on see, et Rüüteli dokumendid ei räägi ainult temast. Need räägivad ka teistest. Teistest inimestest, kes töötasid süsteemis. Teistest inimestest, kes tegid valikuid. Teistest inimestest, kes on endiselt siin. Ja need inimesed ei taha, et nende minevikku kaevatataks. Nad ei taha, et nende valikuid küsitletaks. Nad ei taha, et nende rollid paljastataks. Seega dokumendid jäävad suletuks. Ja saladused jäävad varjatuks. Aga on ka teine põhjus. Põhjus, mis on veel olulisem. Rüüteli dokumendid näitavad, kuidas Kreml töötas. Kuidas Kreml planeeris. Kuidas Kreml mõtles. Ja see teave on endiselt väärtuslik. Väärtuslik mõistmaks, kuidas Kreml töötab täna. Sest meetodid on muutunud, aga mõtteviis on sama. Seega dokumendid hoitakse suletuina. Mitte ainult Eesti huvides. Vaid ka lääne huvides. Sest need dokumendid on luureandmed. Luureandmed Kremli kohta. Luureandmed, mis aitavad mõista, kuidas Venemaa tegutseb. Kuidas Venemaa mõjutab. Kuidas Venemaa manipuleerib. Aga kas see on õige? Kas me peaksime hoidma ajalugu saladuses? Kas me peaksime varjama tõde? Või peaksime me avama kõik dokumendid? Avama kõik arhiivid? Avama kõik saladused? Need on rasked küsimused. Küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest ajalugu ei ole mustvalge. Ajalugu on hall. Hall nagu Rüüteli elu. Hall nagu tema valikud. Hall nagu tema saladused. Aga üks asi on kindel. Dokumendid eksisteerivad. Arhiivid eksisteerivad. Ja varem või hiljem need avanevad. Võib-olla mitte täna. Võib-olla mitte homme. Aga ühel päeval. Ja siis me teame tõde. Tõde Arnold Rüüteli kohta. Tõde süsteemi kohta. Tõde selle kohta, kuidas Kreml kontrollis Balti riike. Ja see tõde võib olla šokeeriv. Võib olla valus. Võib olla ebamugav. Aga see on vajalik. Vajalik selleks, et me mõistaksime minevikku. Vajalik selleks, et me mõistaksime olevikku. Vajalik selleks, et me saaksime kujundada tulevikku. Sest kui me ei tea, kust me tuleme, ei tea me, kuhu me läheme. Ja kui me ei mõista, kuidas süsteem töötas, ei mõista me, kuidas see töötab täna. Arnold Rüüteli lugu on lugu süsteemist.
Süsteemist, mis loodi selleks, et kontrollida. Süsteemist, mis kasutas inimesi. Süsteemis, mis planeeris pikaks ajaks ette. Ja see süsteem ei ole kadunud. See on lihtsalt muutunud. Täna ei ole enam KÖ. Täna on FSB. Täna ei ole enam Nõukogude Liit. Täna on Venemaa Föderatsioon. Täna ei ole enam erikomisjonid. Täna on koordinatsioonikeskused. Aga põhimõte on sama. Kontrollida. Mõjutada. Domineerida. Ja Arnold Rüütel teadis seda süsteemi. Ta elas selles süsteemis. Ta töötas selles süsteemis. Ja ta mõistis seda süsteemi. Ja see teadmine tegi temast ohtliku. Ohtliku Kremlile. Sest ta võis rääkida. Ta võis paljastada. Ta võis näidata, kuidas süsteem töötab. Aga ta ei rääkinud. Mitte täielikult. Ta vihjas. Ta mainis. Aga ta ei paljastanud. Ja see oli tema valik. Valik, mida me võime kritiseerida. Või mida me võime mõista. Sõltub perspektiivist. Aga üks asi on kindel. Rüüteli vaikimine ei olnud nõrkus. See oli strateegia. Strateegia, kuidas ellu jääda. Strateegia, kuidas kaitsta oma perekonda. Strateegia, kuidas kaitsta teisi inimesi, kes olid seotud süsteemiga. Sest kui Rüütel oleks rääkinud kõike, ei oleks kannatanud ainult tema. Oleksid kannatanud ka teised. Inimesed, kes töötasid koos temaga. Inimesed, kes tegid samu valikuid. Inimesed, kes elasid samas süsteemis. Ja Rüütel ei tahtnud seda. Ta ei tahtnud olla see, kes hävitab teiste elusid. Ta ei tahtnud olla see, kes paljastab teiste saladusi. Ta ei tahtnud olla see, kes toob kaasa uue jahti. Jahti inimeste vastu, kes lihtsalt üritasid ellu jääda keerulises süsteemis. Seega ta vaikis. Ja see vaikimine oli tema kingitus. Kingitus neile, kes töötasid koos temaga. Kingitus neile, kes jagasid tema saladusi. Kingitus neile, kes mõistsid, miks ta tegi neid valikuid. Aga kas see oli õige? Kas vaikimine on kunagi õige? Või peaksime me alati rääkima tõtt? Olenemata tagajärgedest. Olenemata sellest, keda see kahjustab. Need on küsimused, millele igaüks meist peab ise vastama. Sest ajalugu ei ole ainult faktide kogum. Ajalugu on ka moraalsete valikute kogum. Valikute, mida inimesed tegid. Valikute, mida me peame hindama. Valikute, millest me peame õppima. Ja Arnold Rüüteli valikud õpetavad meile midagi olulist. Nad õpetavad meile, et elu ei ole mustvalge. Et inimesed teevad valikuid keerulistes olukordades. Et mõnikord ei ole õigeid vastuseid. Ainult vähem valed. Rüütel valis vaikimise. Valis ettevaatlikkuse. Valis kaitse. Ja see oli tema õigus. Tema valik. Tema strateegia. Aga see ei tähenda, et me peaksime unustama. Ei tähenda, et me peaksime lõpetama küsimast. Ei tähenda, et me peaksime aktsepteerima, et mõned asjad jäävad igaveseks saladuseks. Sest ajalugu kuulub meile kõigile. Mitte ainult neile, kes seda elasid. Vaid ka neile, kes tulevad pärast meid. Ja meil on kohustus anda edasi tõde. Nii palju tõde, kui me suudame leida. Ja Arnold Rüüteli puhul on tõde endiselt osaliselt varjatud. Osaliselt arhiivides. Osaliselt mälestustes. Osaliselt dokumentides, mida me ei ole veel näinud. Aga me jätkame otsimist. Jätkame küsimast. Jätkame kaevamist. Sest see on ainus viis, kuidas me saame mõista. Mõista minevikku. Mõista olevikku. Mõista tulevikku. Ja ühel päeval, kui kõik dokumendid on avatud, kui kõik arhiivid on läbi vaadatud, kui kõik tunnistajad on rääkinud, siis me teame. Teame tõde Arnold Rüüteli kohta. Teame tõde süsteemi kohta. Teame tõde selle kohta, kuidas Kreml kontrollis Balti riike. Ja see tõde võib muuta meie arusaama ajaloost. Võib muuta meie arusaama Rüütelist. Võib muuta meie arusaama sellest, kuidas süsteem töötas. Aga kuni selle päevani jääb Rüüteli lugu osaliselt müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis köidab. Müsteeriumiks, mis intrigeerib. Müsteeriumiks, mis paneb meid mõtlema.
Ja võib-olla see ongi kõige olulisem. Mitte vastused, vaid küsimused. Küsimused, mis panevad meid mõtlema. Küsimused, mis panevad meid kahtlema. Küsimused, mis panevad meid otsima. Sest ajalugu ei ole staatiline. Ajalugu on dünaamiline. Ajalugu muutub, kui me leiame uusi fakte, uusi dokumente, uusi tunnistusi. Ja Arnold Rüüteli lugu ei ole veel lõppenud. Mitte seni, kuni kõik dokumendid on avatud. Mitte seni, kuni kõik tunnistajad on rääkinud. Mitte seni, kuni kõik saladused on paljastatud. Ja see võib võtta aega. Võib võtta aastaid. Võib võtta aastakümneid. Aga varem või hiljem tuleb tõde välja. Alati. Sest ajalugu on kannatlik. Ajalugu ootab. Ja ajalugu ei unusta. Ja Arnold Rüüteli lugu on osa sellest ajaloost. Osa Eesti ajaloost. Osa Balti riikide ajaloost. Osa Nõukogude Liidu ajaloost. Osa külma sõja ajaloost. Ja see lugu on oluline. Oluline mitte ainult Eestile, vaid ka teistele. Teistele riikidele, kes elasid Nõukogude kontrolli all. Teistele riikidele, kes võitlesid iseseisvuse eest. Teistele riikidele, kes üritavad mõista oma minevikku. Sest Rüüteli lugu on universaalne lugu. Lugu sellest, kuidas inimesed elavad diktatuuris. Kuidas nad teevad valikuid. Kuidas nad üritavad ellu jääda. Kuidas nad üritavad kaitsta oma perekonda. Kuidas nad üritavad säilitada oma väärikust. Ja see lugu kõnetab meid kõiki. Olenemata sellest, kust me tuleme. Olenemata sellest, mis on meie ajalugu. Olenemata sellest, millised on meie kogemused. Sest me kõik seisame silmitsi valikutega. Valikutega, mis määravad meie elu. Valikutega, mis määravad meie tulevikku. Valikutega, mis määravad meie pärandi. Ja Arnold Rüüteli valikud näitavad meile, et need valikud ei ole kunagi lihtsad. Et need valikud nõuavad julgust. Et need valikud nõuavad tarkust. Et need valikud nõuavad ohverdusi. Aga need valikud määravad, kes me oleme. Määravad, mida me esindame. Määravad, mida me jätame järgmistele põlvkondadele. Ja Arnold Rüütel jättis meile küsimused. Küsimused, millele me peame vastama. Küsimused, mis panevad meid mõtlema. Küsimused, mis panevad meid otsima tõde. Ja see on tema pärand. Mitte vastused, vaid küsimused. Küsimused, mis jäävad elama ka pärast teda. Küsimused, mis jätkavad meid provotseerima. Küsimused, mis jätkavad meid inspireerima. Sest ajalugu ei ole ainult mineviku kirjeldus. Ajalugu on ka tulevik. Tulevik, mida me loome. Tulevik, mida me kujundame. Tulevik, mida me ehitame. Ja Arnold Rüüteli lugu on osa sellest tulevikust. Osa sellest, kuidas me mõistame võimu. Osa sellest, kuidas me mõistame manipulatsiooni. Osa sellest, kuidas me mõistame vastupanu. Ja see mõistmine on vajalik. Vajalik täna rohkem kui kunagi varem. Sest maailm ei ole muutunud. Võim töötab endiselt samal viisil. Manipulatsioon töötab endiselt samal viisil. Ja vastupanu on endiselt vajalik. Ja Arnold Rüüteli lugu näitab meile, kuidas seda vastupanu ellu viia. Mitte alati valjult. Mitte alati avalikult. Aga järjepidevalt. Ettevaatlikult. Tarkusega. Ja see on õppetund, mida me kõik peaksime meeles pidama. Õppetund, mis on aktuaalne täna. Õppetund, mis jääb aktuaalseks ka homme. Sest Arnold Rüüteli lugu ei ole lõppenud. See jätkub meie kaudu. Jätkub meie küsimuste kaudu. Jätkub meie otsingu kaudu. Jätkub meie püüdluse kaudu mõista tõde. Ja see tõde on seal kusagil. Arhiivides. Dokumentides. Mälestustes. Ootamas, et keegi selle leiaks. Ootamas, et keegi selle paljastaks. Ootamas, et keegi selle jagaks. Ja me jätkame otsimist. Jätkame küsimast. Jätkame kaevamist. Sest see on meie kohustus. Kohustus ajaloo ees. Kohustus tõe ees. Kohustus järgmiste põlvkondade ees. Ja ühel päeval me leiame. Leiame dokumendid. Leiame tõe.
leiame vastused. Aga kuni selle päevani jääb Arnold Rüüteli lugu müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis köidab. Müsteeriumiks, mis intrigeerib. Müsteeriumiks, mis paneb meid mõtlema. Ja see on võib-olla kõige väärtuslikum pärand, mida ta meile jättis. Mitte vastused, vaid küsimused. Küsimused, mis ei lase meil unustada. Küsimused, mis ei lase meil rahuneda. Küsimused, mis ei lase meil aktsepteerida lihtsaid vastuseid. Sest ajalugu ei ole lihtne. Ajalugu on keeruline. Ja Arnold Rüüteli lugu on selle keerukuse täiuslik näide. Lugu mehest, kes elas kahe süsteemi vahel. Lugu mehest, kes tegi valikuid, mida me ei pruugi mõista. Lugu mehest, kes vaikis, kui teised rääkisid. Lugu mehest, kes teadis, aga ei jaganud. Ja see lugu jääb meiega. Jääb meie mällu. Jääb meie ajaloosse. Jääb meie pärandisse. Arnold Rüüteli lugu. Lugu, mis ei ole veel lõppenud. Trellid jätk, Arnold Rüüteli lugu. Aga on veel üks külg Rüüteli loole, millest me ei ole rääkinud. Külg, mis on võib-olla kõige valusam. Külg, mis puudutab perekonda. Sest iga avaliku tegelase taga on perekond. Perekond, kes kannab koos. Perekond, kes kannatab koos. Perekond, kes maksab hinda avaliku elu eest. Ingrid Rüütel. Arnold Rüüteli abikaasa 58 aastat. Naine, kes seisis tema kõrval kogu selle aja. Naine, kes nägi kõike. Naine, kes teadis kõike. Aga kes vaikis veel rohkem kui Arnold ise. Kui Našid korraldas 2007 märtsis meeleavaldusi Moskvas, oli Ingrid Rüütel 79 aastat vana. Vana naine, kes pidi vaatama, kuidas tema meest nimetatakse fašistiks. Kuidas tema meest süüdistatakse kuritegudes, mida ta ei olnud toime pannud. Kuidas tema meest muudeti vaenlaseks riigile, millele ta oli teeninud pool sajandit. Endised lähedased räägivad, et Ingrid ei näidanud kunagi avalikult oma valu. Ta jätkas oma elu. Jätkas oma tegevusi. Jätkas oma rolle. Aga öösiti, kui keegi ei näinud, nuttis ta. Nuttis sellepärast, mida tema perele tehti. Nuttis sellepärast, et nad ei saanud rahulikult vanaks saada. Nuttis sellepärast, et minevikku ei lastud minna. Aga miks Ingrid? Miks ta pidi kandma seda koormust? Sest ta oli valinud olla koos Arnoldiga. Valinud jagada tema elu. Valinud jagada tema saladusi. Ja see valik tuli hinnaga. Kujutage ette, et olete abielus inimesega, kes teab asju, mida ta ei saa rääkida. Kes kannab saladusi, mida ta ei saa jagada. Kes elab pidevas hirmus, et minevikku kaevatakse. Kuidas see mõjutab teie elu? Kuidas see mõjutab teie suhet? Kuidas see mõjutab teie perekonda? Ingrid elas selles reaalsuses aastakümneid. Elas teades, et nende elu ei ole kunagi täiesti privaatne. Et nende minevikku jälgitakse. Et nende valikuid hinnatakse. Et nende saladusi otsitakse. Ja see ei olnud ainult Kremli surve. See oli ka Eesti ühiskonna surve. Sest pärast iseseisvumist hakati küsima küsimusi. Küsimusi selle kohta, kes tegi mida nõukogude ajal. Kes töötas kellega. Kes teadis mida. Ja Arnold Rüüteli nimi tuli üles ikka ja jälle. Mõned süüdistasid teda kollaboratsionismis. Teised kaitsesid teda, öeldes, et ta tegi, mida pidi, et ellu jääda. Kolmandad väitsid, et ta oli tegelikult vastupanuliikumise osa. Aga tõde oli kuskil vahepeal. Ja Ingrid teadis seda tõde. Aga ta ei saanud seda jagada. Sest kui ta oleks rääkinud, oleks ta reetunud Arnoldi. Reetunud nende kokkuleppe. Kokkuleppe, et mõned asjad jäävad nende vahele. Et mõned saladused ei lahku nende kodust. Et mõned tõed surevad koos nendega. Ja see kokkulepe oli nende abielu alus. Alus, mis hoidis neid koos 58 aastat. Alus, mis andis neile jõudu taluda kõike, mis tuli. Alus, mis tegi neist meeskonna, kes seisis vastu nii Kremli survele kui ka Eesti ühiskonna küsimustele. Aga mis oli hind? Mis oli hind sellele vaikimisele? Mis oli hind sellele saladuste kandmisele? Mis oli hind sellele pidevale valvsusele? Endised lähedased räägivad, et Ingrid muutus aastatega üha vaiksemaks. Üha tagasihoidlikumaks.
üha ettevaatlikumaks. Ta ei andnud enam intervjuusid. Ta ei osalenud enam avalikes aruteludes. Ta lihtsalt oli. Oli Arnoldi kõrval. Oli tema toeks. Oli tema kaitsjaks. Aga kas see oli elu? Või oli see lihtsalt ellujäämine? Ellujäämine süsteemis, mis ei lasknud neil kunagi täielikult vabad olla. Ellujäämine ühiskonnas, mis ei lasknud neil kunagi täielikult unustatud olla. Ellujäämine ajaloos, mis ei lasknud neil kunagi täielikult rahu leida. Ja siis oli veel nende lapsed. Lapsed, kes kasvasid üles teades, et nende isa on eriline. Et nende isa teab asju. Et nende isa on oluline. Aga kes ei teadnud kunagi täpselt, mida see tähendab? Kas Arnold rääkis oma lastele? Kas ta jagas nendega oma saladusi? Kas ta selgitas neile, miks ta tegi neid valikuid? Keegi ei tea. Sest Rüüteli lapsed ei räägi. Nad on valinud sama tee kui nende vanemad. Tee vaikimise. Tee privaatsuse. Tee, kus perekonna saladused jäävad perekonda. Ja see on nende õigus. Õigus kaitsta oma perekonda. Õigus kaitsta oma vanemate mälestust. Õigus kaitsta oma enda privaatsust. Aga see jätab meile küsimused. Küsimused selle kohta, mida Arnold rääkis oma lastele. Küsimused selle kohta, mida ta jagas oma perekonnaga. Küsimused selle kohta, kas tema saladused surid tõesti koos temaga. Või on need saladused endiselt olemas? Peidetud kusagil perekonna arhiivides. Kirjutatud kusagil päevikutesse. Salvestatud kusagil lindistustele. Ootamas, et keegi neid leiaks. Endised lähedased väidavad, et Arnold oli ettevaatlik. Et ta ei kirjutanud asju üles. Et ta ei teinud salvestusi. Et ta hoidis kõike oma peas. Sest ta teadis, et kirjutatud sõna võib leida. Salvestatud hääl võib kuulda. Aga mõtted surevad koos inimesega. Aga kas see on tõsi? Kas Arnold tõesti ei jätnud midagi maha? Või on see lihtsalt lugu, mida perekond räägib? Lugu, mis kaitseb neid küsimuste eest. Lugu, mis hoiab saladused varjatuna. Me ei tea. Ja võib-olla me ei saagi kunagi teada. Sest perekonna saladused on kõige tugevamad saladused. Need on saladused, mida kaitstakse kõige tugevamini. Saladused, mida jagatakse kõige vähem. Saladused, mis jäävad perekonda põlvest põlve. Aga on veel üks aspekt, millest me peame rääkima. Aspekt, mis puudutab Arnoldi tervist. Sest viimased aastad ei olnud Arnoldile kerged. Ta oli vana. Ta oli haige. Ta oli väsinud. Endised lähedased räägivad, et Arnold kannatas mäluprobleemide käes. Et ta unustas asju. Et ta segi aegu. Et ta rääkis mõnikord asjadest, mida ta ei pidanuks rääkima. Ja see tegi perekonna närviliseks. Sest mis siis, kui Arnold räägib liiga palju? Mis siis, kui ta paljastab saladusi, mida ta on hoidnud aastakümneid? Mis siis, kui ta ütleb midagi, mis võib kahjustada teda või teisi? Seega perekond oli valvel. Valvel selle eest, mida Arnold ütleb. Valvel selle eest, kellega Arnold räägib. Valvel selle eest, et saladused jääksid saladuseks. Aga kas see oli õige? Kas nad pidid kontrollima vana meest? Kas nad pidid piirama tema vabadust rääkida? Või oleks pidanud laskma tal rääkida? Laskma tal paljastada? Laskma tal jagada oma tõde? Need on rasked küsimused. Küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest ühelt poolt on inimesel õigus rääkida. Õigus jagada oma lugu. Õigus paljastada tõde. Aga teiselt poolt on perekonnal õigus kaitsta. Õigus kaitsta oma lähedast. Õigus kaitsta tema mälestust. Ja Rüüteli perekond valis kaitse. Valis privaatsuse. Valis vaikimise. Ja see oli nende valik. Valik, mida me võime kritiseerida. Või mida me võime mõista. Aga see valik tähendas, et Arnold Rüüteli viimased aastad möödusid vaikselt. Kaugel avalikkusest. Kaugel meediast. Kaugel poliitikas. Ta elas oma elu. Oma perekonnaga. Oma mälestustega. Oma saladusega. Ja kui ta suri 2021 aastal, oli see vaikne surm. Rahulik surm. Surm, mis ei tekitanud suurt tähelepanu.
surm, mis lihtsalt juhtus. Aga kas see oli see, mida Arnold oleks tahtnud? Kas ta oleks tahtnud surra vaikselt? Või oleks ta tahtnud, et tema lugu räägitaks? Et tema tõde paljastataks? Et tema saladused jagataks? Me ei tea. Sest Arnold ei jätnud testamenti. Ei jätnud kirja. Ei jätnud sõnumit. Ta lihtsalt lahkus. Lahkus vaikselt. Nagu ta elas. Ja see on võib-olla kõige sobivam lõpp tema loole. Lõpp, mis on sama müstiline kui tema elu. Lõpp, mis jätab küsimused vastamata. Lõpp, mis jätab saladused varjatuks. Aga see ei tähenda, et me peaksime lõpetama küsimaste. Ei tähenda, et me peaksime aktsepteerima, et mõned asjad jäävad igaveseks teadmata. Ei tähenda, et me peaksime unustama Arnold Rüüteli lugu. Sest tema lugu on oluline. Oluline mitte ainult Eestile, vaid ka meile kõigile. Meile, kes elame maailmas, kus võim töötab endiselt samal viisil. Kus manipulatsioon töötab endiselt samal viisil. Kus saladused on endiselt võimu tööriist. Ja Arnold Rüüteli lugu näitab meile, kuidas inimesed elavad selles maailmas. Kuidas nad teevad valikuid. Kuidas nad kannavad saladusi. Kuidas nad kaitsevad oma perekonda. Kuidas nad üritavad säilitada oma väärikust. Ja see on õppetund, mida me kõik peaksime meeles pidama. Õppetund, mis on aktuaalne täna. Õppetund, mis jääb aktuaalseks ka homme. Sest Arnold Rüüteli lugu ei ole ainult mineviku lugu. See on ka oleviku lugu. Lugu sellest, kuidas võim töötab. Kuidas süsteemid töötavad. Kuidas inimesed elavad nende süsteemide sees. Ja see lugu jätkub. Jätkub meie kaudu. Jätkub meie küsimuste kaudu. Jätkub meie otsingu kaudu. Jätkub meie püüdluse kaudu mõista tõde. Ja ühel päeval, kui kõik dokumendid on avatud, kui kõik tunnistajad on rääkinud, kui kõik saladused on paljastatud, siis me teame. Teame tõde Arnold Rüüteli kohta. Teame tõde tema perekonna kohta. Teame tõde tema valikute kohta. Aga kuni selle päevani jääb tema lugu osaliselt müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis köidab. Müsteeriumiks, mis intrigeerib. Müsteeriumiks, mis paneb meid mõtlema. Ja võib-olla see ongi kõige väärtuslikum. Mitte vastused, vaid küsimused. Küsimused, mis ei lase meil unustada. Küsimused, mis ei lase meil rahuneda. Küsimused, mis ei lase meil aktsepteerida lihtsaid vastuseid. Sest Arnold Rüüteli lugu ei ole lihtne lugu. See on keeruline lugu. Lugu, mis nõuab mõtlemist. Lugu, mis nõuab mõistmist. Lugu, mis nõuab kannatlikkust. Ja me jätkame selle loo uurimist. Jätkame küsimast. Jätkame otsimist. Sest see on meie kohustus. Kohustus ajaloo ees. Kohustus tõe ees. Kohustus järgmiste põlvkondade ees. Arnold Rüüteli lugu. Lugu, mis ei ole veel lõppenud. Lugu, mis jätkub. Lugu, mis ootab oma lõppu. Aga mis saab olema see lõpp? Kas see on lõpp, kus kõik saladused paljastatakse? Kus kõik dokumendid avanevad? Kus kõik tõed tulevad välja? Või on see lõpp, kus mõned saladused jäävad igaveseks varjatuks? Kus mõned dokumendid jäävad igaveseks suletuks? Kus mõned tõed jäävad igaveseks teadmata? Me ei tea. Ja võib-olla me ei saagi kunagi teada. Sest ajalugu on ettearvamatu. Ajalugu üllatab. Ajalugu paljastab asju, mida me ei oodanud. Ja ajalugu varjab asju, mida me tahaksime teada. Aga üks asi on kindel. Arnold Rüüteli lugu jääb meiega. Jääb meie mällu. Jääb meie ajaloosse. Jääb meie pärandisse. Lugu mehest, kes elas kahe süsteemi vahel. Lugu mehest, kes kandis saladusi. Lugu mehest, kes valis vaikimise. Lugu mehest, kes kaitses oma perekonda. Ja see lugu õpetab meile midagi olulist. Õpetab meile, et elu ei ole mustvalge. Et valikud ei ole kunagi lihtsad. Et tõde ei ole kunagi ühene. Ja see on õppetund, mida me kõik vajame. Õppetund, mis aitab meil mõista maailma, kus me elame. Õppetund, mis aitab meil teha paremaid valikuid. Õppetund, mis aitab meil olla paremad inimesed. Arnold Rüüteli lugu.
lugu, mis ei lõpe. lugu, mis jätkub. lugu, mis elab. Trellid jätk, Arnold Rüüteli lugu. aga on veel üks teema, millest me peame rääkima. teema, mis on võib-olla kõige valusam ja kõige olulisem. teema, mis puudutab mitte ainult Rüütelit, vaid tervet põlvkonda. põlvkonda, kes elas Nõukogude süsteemis. põlvkonda, kes tegi valikuid, mida me täna ei pruugi mõista. põlvkonda, kes kandis saladusi, mida nad ei saanud jagada. kui me räägime Arnold Rüütelist, räägime me tegelikult tuhanded inimestest. inimestest, kes töötasid Nõukogude süsteemis. inimestest, kes tõusid karjääriredelil. inimestest, kes tegid kompromisse. inimestest, kes elasid kahe maailma vahel. ühelt poolt olid nad eestlased. teiselt poolt olid nad Nõukogude funktsionäärid. ja see topeltidentiteet oli valus. valus, sest nad pidid pidevalt valima. valima, keda nad esindavad. valima, kelle huve nad kaitsevad. valima, millised saladused nad hoiavad. ja need valikud ei olnud kunagi lihtsad. üks endine Nõukogude funktsionäär, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis meile järgmist. me elasime pidevalt hirmus. hirmus, et me teeme vea. hirmus, et me ütleme midagi valet. hirmus, et meid süüdistatakse natsionalismis. hirmus, et meid süüdistatakse reetmises. me pidime olema pidevalt valvel. pidevalt ettevaatlikud. pidevalt kontrollides iga sõna, iga tegu, iga mõtet. kas Arnold Rüütel elas samas hirmus? kas ta pidi pidevalt valvel olema? kas ta pidi pidevalt kontrollima ennast? arhiivid viitavad, et jah. dokumendid näitavad, et Rüütelit jälgiti. tema tegevusi analüüsiti. tema sõnu kaaluti. tema lojaalsus testiti. aga kuidas see mõjutas teda? kuidas see mõjutas tema perekonda? kuidas see mõjutas tema valikuid? Need on küsimused, millele me ei saa täielikke vastuseid. sest Rüütel ei rääkinud kunagi avalikult oma sisemisest võitlusest. ta ei jaganud kunagi oma kahtlusi. ta ei paljastanud kunagi oma hirme. aga need hirmud olid seal. peidus tema vaikimise taga. peidus tema ettevaatlikkuse taga. peidus tema valikute taga. ja need hirmud kujundasid tema elu. kujundasid tema karjääri. kujundasid tema pärandi. kujutage ette, et te elate ühiskonnas, kus iga teie samm jälgitakse. kus iga teie sõna analüüsitakse. kus iga teie valik võib olla saatuslik. kuidas see mõjutaks teid? kuidas see muudaks teid? kuidas see kujundaks teie identiteeti? Rüütel elas selles ühiskonnas 50 aastat. 50 aastat pidevat valvsust. 50 aastat pidevat ettevaatlikkust. 50 aastat pidevat hirmu. ja see jättis jälje. jälje, mis oli nähtav tema käitumises. jälje, mis oli nähtav tema valikutes. jälje, mis oli nähtav tema vaikimises. aga siis tuli 1991. Eesti sai iseseisvaks. Nõukogude süsteem lagunes. ja äkki oli Rüütel vaba. vaba süsteemist, mis oli kontrollinud tema elu 50 aastat. vaba hirmust, mis oli kujundanud tema valikuid. vaba jälgimisest, mis oli määranud tema käitumist. aga kas ta oli tõesti vaba? või oli süsteem juba nii sügavalt tema sees, et ta ei saanud enam teisiti olla? endised lähedased räägivad, et Rüütel ei muutunud kunagi täielikult. ta jäi ettevaatlikuks. ta jäi vaikseks. ta jäi kontrollituks. isegi siis, kui ta ei pidanud enam olema. sest 50 aastat on pikk aeg. pikk aeg, et õppida käituma teatud viisil. pikk aeg, et õppida mõtlema teatud viisil. pikk aeg, et õppida elama teatud viisil. ja need õppetunnid ei kao lihtsalt seetõttu, et süsteem laguneb. ja see on võib-olla kõige traagilisem osa Rüüteli loost. asjaolu, et isegi kui ta oli vaba, ei olnud ta tõesti vaba. sest süsteem oli tema sees. süsteem, mis õpetas talle vaikima. süsteem, mis õpetas talle kartma. süsteem, mis õpetas talle kontrollima. aga oli ka teine pool. pool, millest me ei räägi piisavalt. Rüütel ei olnud ainult ohver. ta oli ka osaline. osaline süsteemis, mis rõhus miljoneid inimesi.
Osaline süsteemis, mis hävitas elusid. Osaline süsteemis, mis varastas vabaduse. Ja see on ebamugav tõde. Tõde, mida me ei taha tunnistada. Sest me tahame näha Rüütelit ohvrina. Tahame näha teda mehena, kes tegi, mida pidi, et ellu jääda. Tahame näha teda mehena, kes kaitses Eesti huve süsteemi sees. Aga kas see on kogu tõde? Või on see lihtsalt lugu, mida me tahame uskuda? Lugu, mis teeb ajaloo lihtsamaks. Lugu, mis teeb meie valikud lihtsamaks. Arhiivid räägivad keerulisemat lugu. Lugu, kus Rüütel ei olnud ainult ohver. Kus ta tegi valikuid, mis aitasid süsteemil töötada. Kus ta osales otsustes, mis kahjustasid inimesi. Kus ta oli osa masinast, mis rõhus. Aga kas see teeb temast halva inimese? Kas see teeb temast süüdlase? Või oli ta lihtsalt inimene, kes elas keerulises ajastus? Inimene, kes tegi valikuid, mida ta pidas õigeks. Inimene, kes üritas navigeerida süsteemis, mida ta ei saanud muuta. Need on küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Sest ajalugu ei ole mustvalge. Inimesed ei ole head või halvad. Valikud ei ole õiged või valed. Kõik on hall. Hall nagu Rüüteli elu. Ja see hall ala on see, mis teeb ajaloo uurimise nii keeruliseks. Sest me tahame lihtsaid vastuseid. Tahame selgeid kategooriaid. Tahame teada, kes olid kangelased ja kes olid kurjategijad. Aga elu ei ole selline. Elu on keeruline. Ja Arnold Rüüteli elu oli eriti keeruline. Elu, kus ta oli samaaegselt ohver ja osaline. Kus ta oli samaaegselt eestlane ja Nõukogude funktsionäär. Kus ta oli samaaegselt kaitsja ja rõhuja. Ja see keerukus on see, mis teeb tema loo nii huvitavaks. Ja nii oluliseks. Sest tema lugu ei ole ainult tema lugu. See on meie kõigi lugu. Lugu sellest, kuidas inimesed elavad diktatuuris. Kuidas nad teevad valikuid. Kuidas nad üritavad säilitada oma inimlikkust. Aga on veel üks aspekt, millest me peame rääkima. Aspekt, mis puudutab Kremli ja Rüüteli suhet pärast Eesti iseseisvumist. Sest see suhe ei lõppenud 1991 aastal. See jätkus. Jätkus keerulises vormis. Vormis, mis oli täis vastuolusid. Ühelt poolt süüdistas Kreml Rüütelit fašismis. Teiselt poolt üritas Kreml teda kasutada. Kasutada oma eesmärkide saavutamiseks. Kasutada selleks, et mõjutada Eesti poliitikat. Kasutada selleks, et näidata, et mitte kõik eestlased ei ole Venemaa vaenulikud. Ja see topeltmäng oli tüüpiline Kremlile. Tüüpiline viis, kuidas nad töötavad. Ühelt poolt rünnata. Teiselt poolt meelitada. Ühelt poolt hirmutada. Teiselt poolt ahvatleda. Ja vaadata, mis töötab. Aga Rüütel ei mänginud kaasa. Ta ei lasknud end kasutada. Ta ei lasknud end meelitada. Ta jäi oma teele. Teele, mis oli ettevaatlik, aga sõltumatu. Teele, mis oli vaikne, aga väärikas. Ja see oli tema tugevus. Tugevus, mis tuli tema kogemusest. Kogemusest, mis õpetas talle, kuidas süsteem töötab. Kogemusest, mis õpetas talle, kuidas Kreml mõtleb. Kogemusest, mis õpetas talle, kuidas end kaitsta. Aga kas see oli piisav? Kas tema ettevaatlikkus kaitses teda? Või tegi see temast veel suurema sihtmärgi? Sest Kreml ei armasta inimesi, keda nad ei saa kontrollida. Ei armasta inimesi, kes ei allu. Ei armasta inimesi, kes teavad liiga palju. Ja Rüütel oli kõik need asjad. Ta oli inimene, keda Kreml ei saanud kontrollida. Inimene, kes ei allunud. Inimene, kes teadis liiga palju. Ja see tegi temast ohtliku. Ohtliku mitte seetõttu, et ta oleks midagi teinud. Vaid seetõttu, et ta võis midagi teha. Võis rääkida. Võis paljastada. Võis näidata, kuidas süsteem töötas. Ja see potentsiaal oli piisav, et Kreml hoiaks teda nimekirjas. Nimekirjas inimestest, keda jälgitakse. Inimestest, kes on ohtlikud. Inimestest, kes ei tohi unustada. Ja see nimekiri eksisteerib endiselt. Isegi pärast Rüüteli surma. Sest Kreml ei unusta. Kreml peab arvestust. Kreml mäletab. Ja Kreml ootab. Ootab, et keegi teeks vea.
ootab, et keegi räägiks liiga palju. Ootab, et keegi paljastaks midagi, mida ei tohiks paljastada. Ja siis Kreml reageerib. Reageerib kiiresti. Reageerib jõuliselt. Reageerib nii, et teised näeksid ja kardaksid. Ja see on õppetund, mida Arnold Rüüteli lugu meile õpetab. Õppetund sellest, et Kreml ei muutu. Et Kremli meetodid ei muutu. Et Kremli eesmärgid ei muutu. Ainult vormid muutuvad. Täna ei ole enam našid. Täna on teised organisatsioonid. Täna ei ole enam avalikud meeleavaldused. Täna on sotsiaalmeediakampaaniad. Täna ei ole enam otsesed süüdistused. Täna on peenekoelised insinuatsioonid. Aga eesmärk on sama. Kontrollida narratiivi. Kontrollida ajalugu. Kontrollida mälu. Ja kõige tähtsam, kontrollida inimesi, kes teavad tõde. Ja Arnold Rüütel oli üks neist inimestest. Inimene, kes teadis tõde. Tõde selle kohta, kuidas Kreml töötas. Tõde selle kohta, kuidas süsteem töötas. Tõde selle kohta, kuidas Balti riike kontrolliti. Aga ta viis selle tõe hauda. Või vähemalt enamiku sellest. Sest ta valis vaikimise. Valis ettevaatlikkuse. Valis kaitse. Ja see oli tema valik. Valik, mida me võime kritiseerida. Või mida me võime mõista. Aga see valik jättis meile küsimused. Küsimused, millele me ei saa kunagi täielikke vastuseid. Küsimused, mis jäävad meiega. Küsimused, mis jätkavad meid provotseerima. Ja võib-olla see ongi kõige väärtuslikum pärand, mida Arnold Rüütel meile jättis. Mitte vastused. Vaid küsimused. Küsimused, mis panevad meid mõtlema. Küsimused, mis panevad meid uurima. Küsimused, mis panevad meid otsima tõde. Sest tõde on seal kusagil. Arhiivides. Dokumentides. Mälestustes. Ootamas, et keegi selle leiaks. Ootamas, et keegi selle paljastaks. Ootamas, et keegi selle jagaks. Ja me jätkame otsimist. Jätkame küsimast. Jätkame kaevamist. Sest see on meie kohustus. Kohustus ajaloo ees. Kohustus tõe ees. Kohustus järgmiste põlvkondade ees. Arnold Rüüteli lugu ei ole lõppenud. See jätkub meie kaudu. Jätkub meie küsimuste kaudu. Jätkub meie otsingu kaudu. Jätkub meie püüdluse kaudu mõista, mis tegelikult juhtus. Ja ühel päeval me leiame vastused. Leiame dokumendid. Leiame tõe. Leiame selle, mida Arnold Rüütel teadis, aga ei jaganud. Aga kuni selle päevani jääb tema lugu müsteeriumiks. Müsteeriumiks, mis köidab. Müsteeriumiks, mis intrigeerib. Müsteeriumiks, mis paneb meid mõtlema sellele, kuidas võim töötab, kuidas süsteemid töötavad, kuidas inimesed elavad nende süsteemide sees. Ja see on õppetund, mida me kõik vajame. Õppetund, mis on aktuaalne täna rohkem kui kunagi varem. Sest maailm ei ole muutunud nii palju, kui me tahaksime uskuda. Võim töötab endiselt samal viisil. Süsteemid töötavad endiselt samal viisil. Ja inimesed peavad endiselt tegema samu keerulisi valikuid. Arnold Rüüteli lugu on lugu meist kõigist. Lugu sellest, kuidas me elame. Kuidas me valime. Kuidas me kanname oma saladusi. Kuidas me kaitseme oma perekonda. Kuidas me üritame säilitada oma väärikust keerulises maailmas. Ja see lugu jääb meiega. Igavesti. Trellid jätk, Arnold Rüüteli lugu, lõplik osa. Aga on veel üks küsimus, millele me peame vastama. Küsimus, mis on võib-olla kõige olulisem. Mida Arnold Rüüteli lugu tähendab täna? Mida see õpetab meile? Mida me peaksime sellest õppima? Sest ajalugu ei ole ainult mineviku uurimine. Ajalugu on ka oleviku mõistmine. Ja tuleviku kujundamine. Ja Arnold Rüüteli lugu annab meile võtmeid. Võtmeid selleks, et mõista, kuidas võimusüsteemid töötavad. Kuidas nad kontrollivad inimesi. Kuidas nad kujundavad narratiive. Kuidas nad säilitavad oma mõju ka siis, kui formaalne kontroll on kadunud. Vaadake täna Venemaad. Vaadake, kuidas Kreml töötab. Kuidas nad kasutavad ajalugu poliitilise relvana. Kuidas nad kujundavad mälu. Kuidas nad kontrollivad narratiivi.
Ja te näete samu mustreid, mida Arnold Rüütel nägi 70 aastat tagasi. Samad meetodid. Sama mõtteviis. Sama eesmärk. Ainuke erinevus on tehnoloogia. Täna ei ole enam vaja füüsilisi arhiive. Täna on digitaalsed andmebaasid. Täna ei ole enam vaja füüsilisi jälitajaid. Täna on jälgimisseadmed. Täna ei ole enam vaja füüsilisi propagandakampaaniaid. Täna on sotsiaalmeedia. Aga põhimõte on sama. Kontrollida. Jälgida. Mõjutada. Ja Arnold Rüüteli lugu näitab meile, kuidas see süsteem töötab. Kuidas see mõjutab inimesi. Kuidas see kujundab valikuid. Kuidas see jätab jälje, mis ei kao kunagi täielikult. Endised julgeolekuteenistuse töötajad, kes on uurinud Kremli meetodeid, räägivad, et Rüüteli juhtum on õpetlik. Õpetlik selles mõttes, et see näitab, kuidas Kreml töötab pikaajaliste plaanidega. Kuidas nad ei unusta kunagi. Kuidas nad hoiavad arvestust. Kuidas nad kasutavad minevikku oleviku kontrollimiseks. Ja see on õppetund, mida me kõik peaksime meeles pidama. Eriti täna, kui Venemaa on jälle agressiivne. Kui Venemaa ründab oma naabreid. Kui Venemaa üritab taastada oma mõjusfääri. Sest meetodid, mida nad kasutavad täna, on samad meetodid, mida nad kasutasid Arnold Rüüteli ajal. Aga on ka teine õppetund. Õppetund sellest, kuidas inimesed saavad vastu seista. Kuidas nad saavad säilitada oma väärikust. Kuidas nad saavad kaitsta oma identiteeti. Isegi siis, kui nad elavad süsteemis, mis üritab neid kontrollida. Sest Arnold Rüütel ei allunud kunagi täielikult. Ta tegi kompromisse. Ta tegi valikuid, mida me võime kritiseerida. Aga ta ei kaotanud kunagi täielikult oma identiteeti. Ta jäi eestlaseks. Isegi siis, kui ta oli Nõukogude funktsionäär. Isegi siis, kui ta pidi teenima süsteemi, mida ta ei valinud. Ja see on oluline. Oluline mõista, et inimesed ei ole ainult ohvrid ega ainult osalejad. Nad on mõlemad. Nad on keerulised. Nad teevad valikuid keerulistes olukordades. Ja need valikud ei ole kunagi lihtsad. Kujutage ette, et te elate ühiskonnas, kus teil ei ole tõelist valikut. Kus te peate teenima süsteemi, et ellu jääda. Kus te peate tegema kompromisse, et kaitsta oma perekonda. Mida te teeksite? Kas te oleksite kangelane? Või teeksite te samu valikuid, mida Arnold Rüütel tegi? Need on ebamugavad küsimused. Küsimused, mida me ei taha endale esitada. Sest me tahame uskuda, et me oleksime erinevad. Et me oleksime tugevamad. Et me ei teeks neid kompromisse. Aga kas see on tõsi? Või on see lihtsalt illusioon? Arnold Rüüteli lugu sunnib meid neid küsimusi esitama. Sunnib meid mõtlema sellele, mida me teeksime sarnases olukorras. Sunnib meid olema ausad iseenda vastu. Ja see on ebamugav. Aga vajalik. Sest kui me ei mõista, kuidas inimesed käituvad diktatuuris, ei saa me mõista, kuidas diktatuurid töötavad. Ja kui me ei mõista, kuidas diktatuurid töötavad, ei saa me neid ära hoida. Ei saa neid võidelda. Ei saa neid lõpetada. Ja see on võib-olla kõige olulisem õppetund, mida Arnold Rüüteli lugu meile annab. Õppetund sellest, et diktatuurid ei tööta ainult jõu kaudu. Nad töötavad ka kompromisside kaudu. Kompromisside, mida inimesed teevad. Kompromisside, mis muudavad inimesi osalisteks. Kompromisside, mis teevad vastupanu keerulisemaks. Ja see on see, mida Kreml mõistis juba aastakümneid tagasi. Mõistis, et kui sa tahad kontrollida ühiskonda, ei pea sa kontrollima kõiki. Sa pead ainult kontrollima piisavalt inimesi. Inimesi, kes on mõjukad. Inimesi, kes teevad otsuseid. Inimesi, kes kujundavad arvamust. Ja Arnold Rüütel oli üks neist inimestest. Inimene, keda Kreml kontrollis. Või vähemalt üritas kontrollida. Inimene, kes tegi kompromisse. Aga kes ei allunud kunagi täielikult. Ja see tegi temast huvitava. Huvitava Kremlile. Huvitava meile. Huvitava ajaloole. Aga nüüd, kui Arnold Rüütel on läinud, mis jääb järele? Mis on tema pärand? Mida me mäletame temast? Mõned mäletavad teda kui Eesti presidenti. Presidenti, kes juhtis riiki keerulises ajastus.
Presidenti, kes üritas ühendada ühiskonda. Presidenti, kes esindas vana põlvkonda. Teised mäletavad teda kui Nõukogude funktsionääri. Funktsionääri, kes teenis süsteemi. Funktsionääri, kes tegi kompromisse. Funktsionääri, kes oli osa masinast, mis rõhus. Kolmandad mäletavad teda kui Kremli sihtmärki. Sihtmärki, keda süüdistati fašismis. Sihtmärki, keda ründati propagandakampaaniates. Sihtmärki, kes ei allunud. Aga kõik need mälestused on osalised. Osalised, sest Arnold Rüütel oli keerulisem kui ükski neist narratiividest. Ta oli inimene, kes elas keerulises ajastus. Kes tegi keerulisi valikuid. Kes kandis keerulisi saladusi. Ja tema pärand on see keerukus. Keerukus, mis sunnib meid mõtlema. Keerukus, mis sunnib meid küsima. Keerukus, mis sunnib meid otsima tõde. Sest tõde Arnold Rüüteli kohta ei ole lihtne. See ei ole mustvalge. See on hall. Hall nagu tema elu. Hall nagu tema valikud. Hall nagu tema ajastu. Ja see hall ala on see, kus me kõik elame. Elame valikute vahel. Elame kompromisside vahel. Elame ideaalide ja reaalsuse vahel. Ja Arnold Rüüteli lugu näitab meile, kuidas selles hallis alas navigeerida. Mitte alati kangelaslikult. Mitte alati õilsalt. Aga ellujäämisega. Väärikuse säilitamisega. Identiteedi kaitsmisega. Isegi siis, kui see on raske. Isegi siis, kui see nõuab kompromisse. Isegi siis, kui see tähendab vaikimist. Ja see on pärand, mida me peaksime austama. Austama mitte seetõttu, et Arnold Rüütel oli täiuslik. Vaid seetõttu, et ta oli inimene. Inimene, kes elas keerulises ajastus. Inimene, kes tegi parimaid valikuid, mida ta oskas teha. Inimene, kes kandis oma saladusi väärikalt. Ja nüüd, kui tema lugu on lõppenud, jääb meile ülesanne. Ülesanne mõista. Ülesanne õppida. Ülesanne edasi anda. Edasi anda järgmistele põlvkondadele. Põlvkondadele, kes ei elanud Nõukogude ajal. Kes ei tea, kuidas see süsteem töötas. Kes ei mõista, milliseid valikuid inimesed pidid tegema. Ja see on meie kohustus. Kohustus mitte lihtsalt mälestada. Vaid ka selgitada. Selgitada konteksti. Selgitada keerukust. Selgitada, et ajalugu ei ole lihtne. Et inimesed ei ole lihtsad. Et valikud ei ole lihtsad. Arnold Rüüteli lugu on lõppenud. Aga õppetunnid jäävad. Õppetunnid sellest, kuidas võim töötab. Kuidas süsteemid töötavad. Kuidas inimesed elavad nende süsteemide sees. Kuidas nad teevad valikuid. Kuidas nad kannavad saladusi. Kuidas nad säilitavad oma väärikust. Ja need õppetunnid on väärtuslikud. Väärtuslikud täna. Väärtuslikud homme. Väärtuslikud alati. Sest võim ei muutu. Süsteemid ei muutu. Ainult vormid muutuvad. Ja kui me mõistame Arnold Rüüteli lugu, mõistame me ka tänapäeva. Mõistame, kuidas Kreml töötab. Kuidas nad kasutavad ajalugu. Kuidas nad kontrollivad narratiivi. Kuidas nad mõjutavad inimesi. Ja see mõistmine annab meile jõudu. Jõudu vastu seista. Jõudu kaitsta tõde. Jõudu säilitada mälu. Mälu sellest, mis tegelikult juhtus. Mälu sellest, kuidas süsteem töötas. Mälu sellest, milliseid valikuid inimesed pidid tegema. Arnold Rüüteli lugu on osa sellest mälust. Oluline osa. Osa, mis ei tohi kaduda. Osa, mis peab jääma. Osa, mis peab edasi kanduma. Ja me kanname seda edasi. Kanname edasi oma küsimuste kaudu. Kanname edasi oma uurimise kaudu. Kanname edasi oma mõistmise kaudu. Sest Arnold Rüüteli lugu ei ole ainult tema lugu. See on meie kõigi lugu. Lugu sellest, kuidas me elame. Kuidas me valime. Kuidas me säilitame oma inimlikkust keerulises maailmas. Ja see lugu jääb elama. Jääb elama meie mälus. Jääb elama meie ajaloos. Jääb elama meie õppetundides. Arnold Rüütel. Mees, kes elas kahe süsteemi vahel. Mees, kes kandis saladusi. Mees, kes valis vaikimise.
mees, kes säilitas oma väärikuse. tema lugu on lõppenud. aga tema pärand jätkub. jätkub meie kaudu. jätkub meie küsimuste kaudu. jätkub meie otsingu kaudu tõe järele. ja see on kõige väärtuslikum pärand, mida üks inimene saab jätta. mitte vastused, vaid küsimused. küsimused, mis ei lase meil unustada. küsimused, mis ei lase meil lõpetada otsimast. küsimused, mis hoiavad meid ärksana, valvsana, mõtlevana. Arnold Rüüteli lugu. lugu, mis ei lõpe kunagi täielikult. lugu, mis jätkub iga uue põlvkonnaga. lugu, mis õpetab meile midagi olulist iga kord, kui me seda uurime. ja see on tema pärand. pärand, mis jääb. pärand, mis kestab. pärand, mis elab.